kohtinguäppide turg pöördub, miks geidele mõeldud äpp investoreid köidab. Grinderi aktsia on kerkinud üle 100%, samal ajal kui konkurendid on kaotanud pea kogu oma esialgse väärtuse. Hakkame kõik homodeks, siis on tulevikus kõik hästi. Haige Delfi. Eks ikka sellepärast, et geidel on tavaliselt raha ja seega jääb äpp kasumisse, sest kasutajad on valmis summasid panustama ja kasumit teenima. Kuigi, kui see äpp ikka hirmutavaks teha, siis arvestades lesbide sagedasi kokku ja lakuminkuid saaks käibe pealt kah kopika teenida. 2 meest teevad parema paari kui mees ja naine. Mehed teevad kõike peale sünnitamise paremini kui naised. No ei usu seda juttu, lihtsalt puhendasi proovitakse kogu aeg pildis hoida. Miks peaks välja mõtlema rõvedusi? Teritiralla, tagauks on valla. Kui aus olla, siis on normaalne, et mehe keha on teise mehele vastik. Kõik on lihtlabaselt raha taga, olgu nad pedofiilid, nekrofiilid või kes tahes. Normaalsed inimesed ei taha enam maksta. Mingi äpp võiks ka pihkuritele olla. Heterovalge mees on väljasuremisohus. Naisi ei tohi enam vaadatagi, ahistad, kabistad ja nii edasi. Mis muud üle jääb, tuleb pedroks hakata. Homosid sünnitavad endiselt heterod, seega ärge sünnitage neid juurde, kui ei kõlba. Homoseksuaalsuse üle peaks alustama ühiskonnas arutelusid selle kriminaliseerimiseks. Siin võib siiski olla argumente, kus inimese aju manipuleeritakse, et ta muutuks homoks. Selline asi on juba kuriteole kihutamise tunnustega. Su ühiskond täitsa eksisteerib juba. Sutu ida poole minnes ei teki küsimusi kriminaliseerimises. Seal on küsimus, kas valise keskmise suurusega kivid või suured kivid.